Nii, aga meil on kell jõudnud poole peale, et ma siis omalt poolt ka kohe alustan, jagan ekraani ja nüüd meid siin on väike 26 inimest siin parasjagu, et ütleme, et olenevalt kui suureks meil rahvas kasvab, et kui väga palju inimesi tuleb kokku, siis võiks vaadata seda, et näiteks Tiiu meil siit chati vahendusel vahendab küsimusi, aga kui me oleme praegu sellise 26 grupi peal, et siis täitsa julgelt tõstke käsi ja saate vahele. Et just kui meil läheb väga paljuks, siis see läheb selline nii-öelda läbisegi haldamine võib-olla keeruliseks. Aga vaatame, kuidas kulgeb. Nii, ma jagan uuesti ekraani. Ja peaks siis, eks ole, slaididele läbi tulema. Et tervist jah, et räägime siis täna nutisõltuvusest ja selle ennetamisest. Et kindlasti teema, mis on eriti viimase aasta jooksul Eestis äärmiselt aktuaalne, et selline nutiseadmete kasutus, nutiseadmete reguleerimine laste seas, hästi oluline teema ja samas eks ta on järjepidevalt kasvav mure olnud koolides, nii et mis siis meie võimalused siin on. Ja esmalt ikkagi taustast, et miks mina just sellest siin rääkimas olen, et oma tänases rollis töötan ma Tallinna Strateegiakeskuses, kus ma siis vastutan Tallinna laste ja noorte vaimse tervise tegevuskava koostamise eest. Nii, kellegi mikrofon tuleb vahele. Võin selle vaigistada. Jah, saamegi. Nii, ühesõnaga, aga enne selle tegevuskava suuna vastutamist siis vedasin sellist organisatsiooni nagu Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK, kus ma siis töötasin põhimõtteliselt selle kallal, et kujundada, arendada Eesti vaimse tervise süsteemi, et olla selline kolmanda sektori ehk siis vabaühenduste ettevõtluse esindaja riikliku vaimse tervise poliitika, vaimse tervise suurde vaimse valdkonna korralduse kujundamise eest. Ja ka selle töö raames kuulusin ma näiteks siis Eesti valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjoni koosseisu, mis siis just sellist ennetusvaldkonda Eestis on siin viimastel aastatel kujundanud ja et see siis on tähendanud ka seda, et kuidas me ennetame erinevaid nii vaimse probleeme, uimastisõltuvust, üldiselt muid sõltuvusi, riskikäitumist. Samuti olin Eesti uimastipoliitika eksperttöörühma liige, ehk siis selline sõltuvusennetus on üks selline valdkond, selline töö, millega ma olen päris palju ise samuti töötanud, et kuidas see sellise tervikuna peaks välja nägema. Ja selle lisaks olen ka töötanud Tallinna Ülikoolis tulevikukooli programmis, et mitmed kooliinimesed on selle programmiga tuttavad, ehk siis selline tõenduspõhise kooliarenduse programm, et aitasin selle tulevikukooli programmi välja töötada ja olin ka seal siis pikalt selle rakendamise juures. Mul endal on siis magistrikraad hariduse juhtimises, aga olen töötanud ka õpetajana ja õpetaja kogemuses ikka tuli ette seda sama küsimust, et kuidas nutiselt toime tulla. Sai peetud selliseid laiemaid arutelu Kehra gümnaasiumis, kus ma õpetasin nii õpilaste kui lastevanematega. Nii et seda kokkupuudet sellise praktilise poole pealt saad ka üksjagu, aga eks see peamine sisend enda jaoks on ikka see, et mis see ennetuse pool siin tähendab, mis see valdkonna teadus meile ütleb. Aga enne kui igat probleemi lahendama hakata, tuleb ikkagi aru saada, kas meil on päriselt probleemi esil. Et kas meil on Eestis nutisõltuvuse probleem, kas meil on laste seas nutisõltuvuse probleem. Ja selleks, et üldse mõtestada, mis see nutisõltuvus on, ja siis selle all me ikkagi mõtleme sellist käitumislikku probleem, käitumislik seisund, et mille osaks siis on liigne ja kontrollimatu nutiseadme kasutamine. Ehk siis et see ei ole lihtsalt see, et kui palju aega laps nüüd selles nutiseadmes veedab või et mida ta täpselt seal teeb, vaid see, et kas tal on selline kontrollimatu vajadus selle järgi. Kas ta suudab selle vabalt ise käest panna ja eemale minna või on see talle tegelikult väga tõsine väljakutse, mida ta ei suuda enam kontrollida. Ja
sellised kontrollimatud käitumised loomulikult lõpuks hakkavad häirima igapäevaelu ja ka seda, et kuidas me ennast ise vaimselt tunneme, meie enda vaimset heaolu. Ja sellist nutisõltuvust Eestis võib-olla kõige paremini aitab meil hinnata tegelikult selline natukene täpsem näitaja, sotsiaalmeedia sõltuvus. Et kui me mõtleme siin nutiseadmetest, siis meie ampluaa on tegelikult päris lai. Selle ei ole tingimata nii jäika piiri, et me tavaliselt mõtleme, eks ole, nutitelefonist, aga siis see võib, sinna alla võime tihtipeale ka arvestada näiteks tavalisi arvuteid, olgu siis mängudeks või millekski muuks, sotsiaalmeedia kasutuseks või millekski muuks. Siis samuti võib sinna arvestada ka nutikonsoolid, aga jällegi, et see on see arvutimäng või need telekamängukonsoolid siis. Aga ka nutikellad, need tahvelarvutid, ehk siis selles mõttes see nutiterminoloogia on meil pigem selline pehme, mitte võib-olla nii hästi määratletud, sellepärast need erinevad uuringud meil tihtipeale ka pigem kasutavad mingeid spetsiifilisemaid määratlusi, nagu seesama sotsiaalmeedia sõltuvus. Ja kui me vaatame siit, et kuidas meil Eesti laste seas on sotsiaalmeedia sõltuvusega, siis kui see Tervise Arengu Instituudi kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2017-2018 aastal läbi viidi, siis me nägime, et meil oli umbes 5% poistest ja 6% tüdrukutest sotsiaalmeedia sõltuvuse sümptomid. See on siis vanusevahemik 11–15 aastat. Ja nüüd siis mõned aastad hiljem, 2021-2022 tehtud uuringu kohaselt, oli see tüdrukute seas oluliselt tõusnud 6% pealt 10% peale, poiste seas siis 5% pealt 7% peale. Ehk siis see sotsiaalmeedia sõltuvuse levimus on kasvamas. Ja jällegi siin sõltuvuse all me peamegi silmas seda, et see on käitumine, mis häirib nende enda toimetulekut ja mida nad ei suuda hästi kontrollida. Ja muu sellise taustana samuti on oluline, et näiteks 17% kooliõpilastest on ka arvutimängu sõltuvuse sümptomid. Jällegi selline, et arvutimängudega kulub palju aega ja nad ei suuda nende kasutust nii hästi kontrollida, et nad ei suuda ennast reguleerida selle piiramiseks. Ja siis samuti, et pea pooled Euroopa noortest tunnevad, et neil võib olla probleeme sotsiaalmeedia liigkasutusega. Nii et selles mõttes need probleemid on võrdlemisi levinud. Nii et seda sotsiaalmeedia sõltuvust ja nutiseadmete sõltuvust meil tegelikult ikkagi on ja see on kasvav. Aga mis siis selle mõju on? Et see iseenesest see, et ei suuda mingit käitumist kontrollida, on loomulikult halb, aga mis on nüüd nende nutiseadmete mõju iseenesest? Et see oluline arvestada, et see sõltuvus ikkagi väljendub lõpuks selles, et ta halvendab akadeemilist edukust, vaimset tervist, füüsilist tervist ja ka sotsiaalseid suhteid. Et kui me vaatame PISA tulemusi, siis selline pikem internetis veedetud aeg on seotud madalamate PISA testi tulemustega. Samas, ja siis selle juures see, et kui palju see digiseadmete kasutust meie noortel on, et meie noored, kes siis PISA testis vastasid, on digiseadmetes, ehk siis taha lähevad kõik sisuliselt, nii arvutimängud, koolitööd, arvutis, nutiseadmed, kõik muu, et nad veedavad kuni keskmiselt 58 tundi nädalas digiseadmetes. See on umbes sama palju aega, kui üks noor võiks veeta nädalas magades. Et see on nädala normaalse unekestuse aeg. Nii et üüratult palju tegelikult. Sellest küll 1/3 kulub õppimisele, aga enamik sellest ajast ei ole selline tõenäoliselt väga sihipärane tegevus ja väga mõtestatud tegevus. Nii et enamik sellest kahjuks on sellise pigem negatiivse mõjuga. Mitte, et iga internetis veedetud minut peaks olema pühendatud õppimisele, aga see maht ikkagi
viitab sellisele liigsele kasutusele. Ja siis PISA testis ka toodi õpilased välja, et nad on enamikes või kõigis matemaatikatundides high-level. Matemaatikatunnid sellepärast, et PISA test küsis just konkreetsemalt selle kohta, kuna see PISA test, kui ma õigesti mäletan, oli just see matemaatika teema tol aastal. Et nende enda digiseadmete kasutamise tõttu on high-level 30% õpilastest ja kaasõpilaste digiseadmete kasutamise tõttu 20% õpilastest. Et see tingimata ei pruugi alati isegi tähendada selle õpilase enda puhul, et nad võtavad selle digiseadme välja, kuigi tõenäoliselt enamike puhul nad on seda mõelnud. Aga see võib ka tähendada seda, et neil on mõttes see, et see nutiseade on seal, nad tahaks midagi vaadata, nad tahaks miskit kontrollida. Ehk siis see tähelepanu selle tunnis kindlasti segav. Ja kui see tähelepanu on hajunud, siis selline tunni tegevust tagasi lülitamine lapsel on võrdlemisi keeruline. Ega täiskasvanulgi ei ole kuigi kerge. Nüüd, kuidas see liigne nutiseadmete kasutus tervist mõjutab? No, vaimse tervise poole pealt näeme, et uuringutest, et liigne ekraaniaeg, sotsiaalmeedia kasutus on seotud suuremate depressioonisümptomitega. Et me ei saa nüüd öelda, et ta on seotud sellega, et suurema depressiooni diagnoosimisega, sest diagnoos on väga spetsiifiline, sellist uuringut teha on keeruline, sest see vajaks psühhiaatrite kaasamist selliselt. Aga ta on seotud sellega, et lapsed, kes on rohkem nutiseadmes kinni, ka tunnevad rohkem depressioonilaadseid kogemusi ja sümptomeid. Uneaja vähenemisega ja samuti siis suurema ärevusega. Uneaja vähenemine võiks tõenäoliselt olla seotud sellega, et ühelt poolt võib see nutiseadme kasutusaeg kanduda uneaja arvele, aga teisalt ka see, et on selline keerulisem lihtsalt magama jääda, kui see nutiseadmete kasutus on selline asi või soov näiteks oma sotsiaalmeediat kontrollida, hakkab segama neid unemõtteid ja takistab magama jäämist. Samuti, mida on pikalt räägitud, et sotsiaalmeedia kasutus on seotud madala enesehinnanguga, et seostatakse siis tihti just selle sama võrdluse efektiga, et see, mida näed kellegi Instagrami kontol või muul sotsiaalmeedia kontol, et see on tihti selline ilustatud versioon reaalsusest ja kui sellega ennast võrrelda, siis on väga raske tunda ennast adekvaatsena selle juures. Siis ka õpilaste läbipõlemisega, et mida rohkem aega veedetakse selle nutiseadmes, aga ka see, et mida kontrollimatum on see nutiseadme kasutus ja teistpidi ka see on selline vastastik seos, et siis põhjustab rohkem kurnatust ja läbipõlemist ja see samas suurendab seda, et ma siis pigem selle asemel, et õppida, sest mul ei ole selleks enam jaksu, ma pigem lähen kasutan neid nutiseadmeid. Et ma veedan sotsiaalmeedias aega, tarbin midagi lihtsalt, mis annab mulle sellise hea dopamiini laksu. Rohkem ekraani aega tähendab ka otseselt ju vähem liikumist, et pea kõikidel juhtudel, kui me vaatame mingit ekraani, olgu see telekas, olgu see telefon, miski muu, siis me tõenäoliselt ei ole aktiivselt liikumas. Et väga vähe on neid, kes siis jõusaalis kusagil jooksulindil miskit seal nutiseadmes, et see aeg kuidagi kompenseeriks seda. Ja vähem liikumist või pigem ebapiisav liikumine, mis ikkagi meie laste ja noorte puhul on äärmiselt tavaline, enamik meie lapsi ei saa piisavalt igapäevast liikumist, siis see mõjutab meie tervist ja heaolu ja suurendab ka siis krooniliste haiguste riski. Aga teistpidi ka, kui me ei ole füüsiliselt aktiivsed, siis meil on rohkem kalduvusi sellisteks passiivseteks tegevusteks ja otsida seda dopamiini pigem jälle kusagilt nutiseadmetest, veebist, sotsiaalmeediast, selle asemel, et saada selline dopamiini efekt hoopis liikumisest treenist. Nüüd nutiseadmete kasutus loomulikult mõjutab ka suhteid. Et kui me oleme nutiseadmes, siis meie selline vähemasti füüsiline päriseluline suhtlus on ikkagi pärsitud. Ja internetsõltuvustega lastel siis on rohkem selliseid konflikte ja raskusi oma vanematega rääkimisel. Et sellised
ühelt poolt on laps ise äkilisem, aga teiselt poolt lihtsalt need oskused suhtlemiseks on kehvemad, puudulikumad ja tihti ka on seda nagu ajaakent vähem, kus suhelda. Ja see liigkasutus võib ka suurendada noorte agressiivsust, et see on selline jälle vastastikune suhe, et kui me oleme milleski sõltuvuses, siis meil on raske kontrollida seda, või meil on see vajadus seda tarbida, seda kasutada ja inimesed tegevused, mis takistavad seda, siis need tekitavad meis ärritust või see, kui meil ei ole see vajadus rahuldatud, sõltuvusest tekkiv vajadus, et siis me oleme ka kergemini ärrituvad. Ja samas selline kahe otsaga mõttekoht on see, et suur osa lastest leiab, et internetis on neil lihtsam olla nemad ise, kui näost näkku suheldes. Et see ühelt poolt tähendab seda, et nad tajuvad seal rohkem vabadust ja aktsepteerimist, mis iseenesest on väärtuslik ja oluline, aga teisalt see viitab ka sellele, et nad kas siis ei ole suutnud omandada neid oskusi või neile ei pakuta päriselus seda keskkonda, kus nad saaksid olla vabalt ja tunda ennast sellise aktsepteerituna. Nii et see on nagu selline aspekt, mida kindlasti selle ennetuse poole ka arvestada, et kas laps tunneb ennast aktsepteerituna selles keskkonnas, kus ta on. Siis loomulikult soovimatu sisu ja inimestega kokkupuude, et väga palju kahtlast toimub sotsiaalmeedias, et üheks teemaks ongi kahtlemata radikaliseerumine, aga teiseks teemaks on ka väärkohtlemine ja sellised ohtlikud kokkupuuted, mis võivad alguse saada meediast või veebi teel. Ja siis selle raames ka siis vägagi levinud küberkiusamine. Ja siis lapse arengu poole pealt on tegelikult väga olulised kaalutlused nutseadmete kasutusel. Et kui vanemad kasutavad nutseadmeid liiga palju, siis tõenäoliselt teevad seda ka lapsed. Et jällegi see on ikkagi õppimine, et laps õpib vanemate pealt. Ja siin on kindlasti, et kui me räägime täna, eks ole, koolide lasteaedade keskselt rohkem, siis kui vanemad ei ole selles protsessis kaasas, siis on ikkagi koolide ja lasteaedade käed võrdlemisi seotud. Loomulikult on võimalik üht-teist teha, aga tegelikult see vanemate koostöö on äärmiselt oluline edukaks ennetuseks. Ja siis äärmiselt levinud on ka eriti lastevanemate poolt siis nutiseadmete kasutamine või üldse ekraanide kasutamine laste rahustamiseks. Aga kui me kõik justkui mõistame, et väike laps tuleb mingi hetk luti pealt ära harjutada, siis tänapäeval on see vaikselt luti asemel tulemas lihtsalt mingi nutiseade või mõni ekraan ja et ta tegelikult täidab sarnast rahustavat efekti, et sellisest mingist emotsionaalsest või mingist reaktsioonist tähelepanu eemale juhtimine mingi rahustava tegevusega, aga kui lapsel ei ole seda olukorda, kus ta tegelikult peab nende emotsioonidega toime tulema, siis tal ei saa ka areneda need vastavad oskused, et sotsiaal-emotsionaalsed pädevused ja muud strateegiad emotsioonidega toimetulekuks. Nii et siin on ka selline olukord, kus vanemad peavad õppima, toetama ühelt poolt lapsel nende oskuste omandamist. Aga laps peab olema selles olukorras, kus ta peab neid emotsioone reguleerima, selleks, et ta saaks õppida neid tegema. Et kui me iga kord sellise negatiivse reaktsiooni peale anname ekraani kätte, siis need oskused ei arene. Siis hästi oluline ongi see viimane punkt ka, et selleks see emotsioonide reguleerimine ongi üks oluline eeldus selleks, et meil vähendada sõltuvuse riski ja kõikide sõltuvuste riske. Et nii sotsiaalmeedia sõltuvuse riske, nutseadmete sõltuvuse riske, uimasti sõltuvuse riske, et kõikide poolte pealt, sest sõltuvused mitmes mõttes ongi selline toimetulekumehhanism nende emotsioonide ja nende olukordadega, millega meile omi oskusi ei ole toimetulekuks. Et kui meil ei ole oskusi toime tulla mingit näiteks sotsiaalse ärevusega, siis tihtipeale otsitakse mingi uimasti või alkoholi poolt seda leevendust.
aga samas on tegelikult just oluline õppida need oskused sellega toimtulekuks, mitte pöörduda sellise vahendi või aine poole, mis lihtsalt võtab selle emotsionaalse reaktsiooni maha. Nüüd, nutiseadmed ei ole universaalselt halvad. Et need negatiivsed mõjud, millest me oleme praegu rääkinud, on seotud siiski eelkõige liigkasutusega ja sellise sõltuvuskäitumisega. Et samas me näeme, et mõõdukas ja eesmärgipärane digiseadmete kasutamine võib õppimise kontekstis õpilast oluliselt toetada nii tema akadeemilise edukuse kui ka kuuluvuse poolest. Et sotsiaalmeedia suhtlus saab pakkuda tuge suhetele, et suhete püsivust, et hoida mingeid kontakte ja et selles mõttes see on ka tänaseks muutunud oluliseks tööriistaks. Et kui mõelda tagasi, et eelmisel sajandil oli väga normaalne, et kui kasvav laps läheb naabrilapse ukse taha, koputab ja küsib, et kas Taavi või kes iganes õue saab mängima tulla. See oli normaalne, et liiguti niimoodi. Aga täna ikkagi lepitakse eelnevalt kokku, helistatakse või pigem kirjutatakse üle, et kas saadakse kusagil kokku, mis toimub. Et meie selles mõttes ühiskondlikud standardid selle osas muutunud ja ilma neid tänaseid kui me tänast tööriistad võtaksime noortelt üldse käest, siis neil ei ole seda varasemat kogemust, mis eelmisel sajandil see ukse taha minek oli meil kasvades. Et seda harjumust, seda oskust enam ei ole, seda ei peetaks ka enam sotsiaalselt aktsepteeritaks. Nii et me ei saa seda tööriista otseselt käest võtta. Ja teine pool on ka see, et siis see PISA matemaatika testi tulemustes olid kehvemad tulemused nii nendel, kes ei kasuta internetti üldse, kui ka nendel, kes kasutavad seda üle 6 tunni päevas. Ehk siis seal on selline alla 6 tunni, aga siiski kasutamine on selline, paistes olevat seal selline kuldne kesktee. Et sa oskad seda kasutada, aga sa ei ole liigkasutaja. Nüüd mõeldes selle nutisõltuvuse ennetuse poolele, siis nutisõltuvuse ennetuses kehtivad samad põhimõtted, mis ennetuses üldiselt. Et kuidas sellist negatiivset käitumist nagu uimastisõltuvus, vaimse probleemid, koolikiusamine, riskikäitumine, kuidas neid ennetada, nutisõltuvuse puhul kehtivad väga sarnased põhimõtted. Ma tutvustan natuke neid põhimõtteid ja siis vaatame, kuidas need kehtivad selle nutisõltuvuse puhul. Et kui me räägime üldse nüüd ennetusest ja üldiselt sekkumiste tasandist, siis me ennetuseks peame sellist universaalset ennetust, valikulist ennetust või näidustatud ennetust. Universaalne ennetus on see, mida me teeme kõigile mingis kindlas sihtrühmas populatsioonis. Kooli või lasteaia puhul universaalne ennetus on see, mida me teeme kõigi laste või kõigi peredega. Et siin on võib-olla heaks näiteks Kiva programm. Kui meil on koolis Kiva programm, siis see on meil ülekooliline. Kõik lapsed on sellega iseenesest seotud. Valikuline ennetus on selline, mis on sihitud kindlale sihtrühmale, kes on millegi võrra rohkem sellises riskigrupis, et kus on selline mingi kindla probleemi tekkimine tõenäolisem. Et see võib olla, et nad on kuidagi sellises vähemusgrupis, kellel esineb rohkem probleeme vaimse tervisega või miskit selle taolist. Näidustatud tähendab seda, et see laps temaga on juba rohkem mingeid probleeme selle kindla käitumise osas, et kui me räägime siin nutisõltuvuse poole pealt, et me näeme, et sellel lapsel on probleeme enda nutiseadme kasutuse kontrollimisega, et siis me temale pakume midagi spetsiifilisemat sellist, mida me tihti ei suudaks kõigile pakkuda. Et selline, kui universaalne on selline suhteliselt nagu pehme ja laiema keskkonna loomine, siis näidustatud on selline väga otsene ja tihti kulukam lähenemine ka. Sealt edasi tuleb juba rohkem selline
ravisuund, et kus me räägime ikkagi pigem juba sinna kliinilise psühholoogi, psühholoognõustaja teenuste poole, et koolipsühholoogi võib siin meil vabalt olla nii näidustatud kui valikulise või näidustatud ennetuse kui varajase märkamise ja lühisekkumiste poole peal. Et seda on siin võimalik jagada mitut pidi. Aga kui me räägime ravist, siis me räägime ka juba näiteks kliinilisest psühholoogist, psühhiaatrist. Aga nutisõltuvuse poole peal meil selliseid lähenemist tegelikult väga ei ole. Ja kui me täna siin räägime, siis ma räägin eelkõige siit universaalsest poolest, see, mida me saame teha kooli või lasteaia üleselt. Et natukene puudutada seda valikulist näidustatust, aga siin tulebki arvestada seda, et kui me räägime probleemide ärahoidmises ka, siis me vaatame seda, kuidas me suudame seda keskkonda laiemalt kujundada. Ja see tähendab seda, et see ei ole piisav selleks, et meil ei oleks ühegi õpilasega probleeme nutisõltuvusega. See ei tähenda seda, et meil ei ole neid negatiivseid kogemusi, negatiivseid lugusid üldse, vaid see tähendab seda, et see üldine foon on oluliselt madalam, et me saaksime paremini tegeleda nendega, kelle see probleem on ka suurem. Ehk siis see universaalse ennetus ei lahenda kõik ära, tõesti hoiab selle üldise fooni madalamana. Nüüd sellised pealkiri on küll peamiselt tervisemõjurid, aga tegelikult see ongi see, et mis kujundab meie käitumist ja heaolu väga palju laiemalt. Et see toimub mitmel tasandil. Et selle mudeli algsõnastuses küll siin keskmes on sõna inimene, aga kuna mina tegelen laste vaimse tervise suunaga ja meie siin ka räägime laste nutisõltuvuse ennetamisest, siis meie keskmes tegelikult on laps, eks ole. See, missugune on see laps, mõjutab loomulikult tema enda eluviisi, tema suhteid ja kogukonda, tema toimimist hariduses ja ühiskonnas tervikuna. Aga teistpidi kõik see mõjutab ka teda. Et see, missugune on selle lapse eluviis, tema eluharjumused, terviseharjumused, et see mõjutab seda, missugune on ka tema käitumine ja ka siis selles mõttes tema nutisõltuvust või mittesõltuvust. Tema suhted ja kogukond tema ümber, eelkõige siis, eks ole, pere ja sõbrad, samuti mõjutab seda kõike. Nii et me peame mitme tasandi peale siin mõtlema, mitte ainult tema eluviisi peale, tema enda käitumise peale, vaid see, et mis teda ümbritseb, mis on need suhted, mis teda ümbritsevad. Samuti elamis- ja haridustingimused, et nüüd siin, eks ole, mis on tema suhted koolis õpetajatega, mis on tema võimalused ka elukeskkonnas, hariduskeskkonnas, et kuidas ta saab seal toimida. Et ka see mõjutab selle lapse käitumist ja tema nutisõltuvuse riske. Ja loomulikult siis lõpuks sellised väga laiad kultuurilised, sotsiaalmajanduslikud tegurid, keskkonnategurid. Et keskkonna poole pealt võtame selle, et kui lapsel ei ole võimalik, kui väline keskkond on selline, kus ta ei lähe välja sõpradega kokku saama ja mängima, siis ta istub kodus ja tõenäoliselt on oma telefonis. Kui keskkond ei kutsu midagi muud tegema, siis ta suunab selle käitumise sinna nutisõltuvuse poole, mida me ei soovi. Kultuuriliselt ka, et kuidas on meil ühiskonnas laiemalt aktsepteeritud nutiseadmete kasutus näiteks või sotsiaalmajanduslikud tegurid. See tihti mõjutab näiteks seda, et kui kättesaadav on lapsele näiteks huviharidus. Et kui perel ei ole võimalik last kaasata huviharidusse, treeningutesse, siis jällegi on selline aeg, selline rakendus, mis tal puudub, mingi huvi ei saa jällegi arendatud, mis siis soodustab seda, et võiks tekkida näiteks nutisõltuvus. Ja kui me räägime probleemide ennetamisest, siis me tahame mõelda mitmest tasandist siin. Et kui me proovime ainult hakata muutma lapse eluviisi ja kõik tema muu keskkonna jätame samaks, siis on väga raske saavutada mingit erilist edu. Et tulekski mõelda mitmel tasandil, et kuidas me toetame, et need muutused ei pea igal tasandil olema kuidagi väga suured ja tihti me ei suuda, eks ole, koolina muuta seda kõige laiemaid tegureid, aga et proovida nüüd 2-3 tasandis siin seda tuge tekitada, et siis seda käitumist saaks muuta. Ja
ennetuse puhul on ka oluline see, et meil on mitmeid erinevaid lähenemisi ja see ennetus on kõige tõhusam, kui me need erinevaid lähenemisi kokku seome. Kui me räägime ennetusest, siis tihtipeale mõeldakse näiteks kampaaniale. Paneme tänavatele üles meediakampaania, posterid, mis ütlevad, kuidas ikkagi kõige õigem on tegutseda, kõige õigem on käituda, et küll siis asjad hakkavad muutuma. Et see on meil siis selline informatiivne lähenemine või ka lihtsalt mingid koolitused ja niimoodi. Sellel on oluline roll ennetuses, sest käitumise muutmiseks või teistsuguste valikute tegemiseks me peame kõik mõistma seda, et miks me sellega teistsuguse valiku teeme. Aga teadlikkusest selleks käitumise muutmiseks piisab päris harva. Et need on maru lihtsalt probleemid, mida lahendada, kui piisab ainult teadlikkusest. Et siin ma toon siit suitsetamise näite. Et see, et pidevalt korrutatakse mulle, et suitsetamine on tervisele kahjulik, mõne suitsetaja veenab loobuma, aga enamikku mitte. Et kui sellest piisaks, siis meil oleks Eestis ühtegi suitsetajat enam. Aga ilmselgelt meil on suitsetajaid veel. Nad teavad, et see on tervisele kahjulik, aga see ei veena enamikke seda käitumist muutma. Aga samas see teadmine on oluline ja kui me ütleme siin 60-70 aastat tagasi ei olnud isegi seda teadmist, et suitsetamine oleks tervisele kahjulik, vaid isegi teinekord väideti vastupidist. Et siis oli väga raske veenda iseennast kuidagi seda käitumist muutma, sellest loobuma. Teine lähenemisviis on arenguline, ehk siis me tegelikult toetame selliseid oskusi. Me koolis teinekord näiteks sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õppe. Me arendame seda vastupanuvõimet ja võimet iseennast suunata parema käitumise suunas. Suitsetamise puhul näiteks on olnud meil Eestis ka sinne, mis peaks jätkuvalt olema näiteks perearstide vahendusel saadaval nõustamine, et suitsetamiseks loobumiseks. Et see on selline, ta arendab selle inimese oskusi, et ta saaks ise paremini vastu panna. Ja siis samas kõige mõjusam, mida me tihtipeale samas nagu ennetusest mõeldes ignoreerime, on keskkondlik, ehk siis keskkonna kujundamine. See võib olla nii füüsiline keskkond, sotsiaalne keskkond, digikeskkond, ka regulatiivne keskkond. Tegelikult see regulatiivne keskkond on ka vägagi mõjus enamike sekkumiste puhul. Et suitsetamise puhul väga suured muutused, mis me Eestis tegime. Me keelustasime söögikohtades ja tegelikult avalikus ruumis üldiselt suitsetamise. Et sul on, kui sa soovid näiteks loobuda suitsetamisest või isegi mitte alustada sellega, siis sul on seda väga palju lihtsam teha, kui inimesed sinu ümber kogu aeg ei suitseta. Ehk siis sa ei pea ennast kogu aeg panema kontakti sellega. Ka see, et meil ei ole enam lubatud tubakatooteid poes nähtavale panna, et kui keegi soovib osta pakki suitsu, siis ta peab seda müüja käest täpselt küsima ja müüja võtab selle leti alt välja ja annab. Et see pakk ei ole, see müük ei ole kogu aeg inimese silme ees, on väga suureks toetuseks, et inimesed isegi ei hakka väga palju mõtlema sellele, et kas ma ostaks pakki suitsu, et sa ei mõtle seda, kui sa ei ole suitsetaja ja sul on lihtsam sellele mitte mõelda või kui sa oled suitsetamisest loobumas, kui sa ei pea seda suitsupakki kogu aeg poes käes nägema. Tubakaaktsiis tõin siia ka lihtsalt välja nutiseadmete puhul. Ma ei kujuta ette, kuidas see võiks kehtida või võiks paralleel olla, aga lihtsalt tõin välja, et see on jällegi regulatiivses mõttes väga mõjus olnud sekkumisena. Nii et korraks tagasi siia, ehk siis meil on need sekkumise tasandid ennetuses, et meil saab see universaalne ülekooliline olla, siis selline valikuline, mis meil on rohkem nendele, kellega on rohkem sellises riskigrupis, aga ei ole samas veel otseseid probleeme ja näidustatud, mis on siis neile, kellel on reaalne näiteks nutikasutuse probleem, mida me näeme, kus me soovime aidata neil mingid oskusi arendada, et nad saaks paremini hakkama. See ennetus võiks olla mitmetasandiline ja kombineerima erinevaid lähenemisi. Nüüd digisõltuvuse puhul ja üldse ennetuse puhul me tegeleme just selliste kaitse- ja riskiteguritega. Et kaitsetegur on miski, mis siis aitab probleemi kujunemist või süvenemist vähendada või vähendab seda tõenäosust. Ja riskitegur on miski, mis seda tõenäosust probleemi kujunemiseks või süvenemiseks suurendab. Et sellisest hästi laialt võttes
Head suhted näiteks perekonnas, koolis on kaitsetegur enamike probleemide ennetamiseks, nii riskikäitumise, uimastisõltuvuse ennetamiseks, et kui mul on head suhted ja ma saan inimestega hästi läbi, mul on näiteks head sotsiaalemotsionaalsed oskused, siis see kaitseb mind igasuguste sõltuvusprobleemide kujunemise eest, sealhulgas siis digisõltuvusest. Riskitegur, kõige levinum riskitegur kahjuks Eestis on sotsiaalmajanduslik toimetulek. Et kui minu perel ei lähe väga hästi, meil on majanduslikke raskusi, siis see vähendab minu võimalusi mingite asjadega toimetulekuks, pluss siis sellist see toob perekondaga rohkem ebastabiilsust ja on suurem tõenäosus selliste ebakohaste käitumiste kujunemiseks, sealhulgas siis sõltuvuseks. Põhilised riskitegurid ja kaitsetegurid siis nutisõltuvuse kujunemiseks on see, et kaitseb meid selle eest selline vanemate hool ja tugi, see, et meil on head perekondlikud suhted, eluga rahulolu, enesekindlus, jälle sihikindlus säilenud, kus sellised oskused ise toime tulla oma elus, oma emotsioonidega, oma väljakutsetega, et need oskused toetavad seda, et me oleme oma eluga rohkem rahul ja meil ei ole ka kalduvust sellise sõltuvuskäitumise poole, sealhulgas nutisõltuvuse poole. Seotus huviringide ja treeningutega jällegi pakub sellist ühelt poolt mitmekesist eneseväljendust, toetab sotsiaalseid suhteid jälle, aga ka jällegi kasutab aega kasulikumalt kui nutiseadme kasutus. Piisav uneaeg, ehk siis lapsed saavad piisavalt piisavalt magada, et ühelt poolt see, et mida rohkem laps magab, seda vähem aega jääb tal küll nutiseadmes olemiseks. Aga näiteks meil Tallinna lapsed, teismelised on ikkagi krooniliselt unevõlas ja kui laps ei ole piisavalt välja maganud, siis ta kognitiivsed võimed ei taastu järgmiseks päevaks ja kui su tähelepanu võimekus ei ole taastunud, siis sul ei ole ka jaksu keskenduda õppimisele, miskile sellisele, sa pigem lähed selle lihtsalt vastupanu teed ja otsid seda sotsiaalmeediat, mingit videode scrollimist TikTokis või midagi selle laadset. Siis samuti selline jõukohane õpikoormus, et jällegi, nagu siin enne käis ka läbipõlemine, soodustab nutiseadmete kasutust ja nutiseadmete kasutust soodustab läbipõlemist. Ja selle jõukohase õpikoormuse poole pealt, et siin on näiteks üheks väljakutseks, meil on kodune õppetöö, mis koolist jääb. Et kui vaatame mitmeid uuringuid, nii PISA kui ka TAI nüüd siin kooliõpilaste kasvu-uuringut, et sealt me näeme, et meie 7.–8. klassi õpilased, nendest 1/3 veedab pärast koolipäeva koduseid töid tehes 2 tundi või kauem, 3% õpilastest. Et nende koolipäev läheb niivõrd pikaks sellega kokku, et nad lihtsalt ei jaksa sellega toime tulla ja see tekitab siis ka käega löömist või ka siis seda, et põgenetakse rohkem sinna sotsiaalmeediasse või nutiseadmesse. Samas siis riskiteguritena, et kui kaitses vanemate hool ja tugi, siis samas liigselt piirab vanemlus. See, kui lapsel ei ole vabadust ja tal ei ole sellist autonoomiat ja usaldus perekondlikes suhetes, siis ka see on riskitegur sõltuvuste tekkeks. Emotsioonide reguleerimise raskused, nagu meil on siit läbi käinud, nõrgad sotsiaalsed oskused, tähelepanu ja enesejuhtimise probleemid, jällegi kõik need on vastastikused seosed, et kui mul ei ole seda nutivaba aega kasvades olnud väga, siis mul ei ole kujunenud tähelepanu ja enesejuhtimise oskused. Siis samuti riskiteguriks on vaimse tervise häired nagu depressioon, ärevus, aktiivsuse tähelepanu häire. Siin ma tahan ühe aspekti juurde tuua, et nutiseadmete kasutus ei põhjusta aktiivsuse tähelepanu häiret. Et ta võib küll tekitada sarnaseid sümptomeid, mida me teinekord hakkame nimetama aktiivse tähelepanu häireks. Aga aktiivse tähelepanu häire on väga otseselt bioloogiline haigus, et see on miski konkreetselt, mis on geneetiline, sa oled kas sellega sündinud või mitte. Muidugi, kui sa oled, isegi kui sul on see bioloogiline eeldus, siis see saab ka avaldada või mitte. Ehk siis see võib küll soodustada teatavat avaldumist, aga ta ei põhjusta seda haigust sellisena. Et selles mõttes tasub seda eristada.
aga loomulikult, kui sul on juba aktiivsus tähelepanu häire, siis sul on suurem kalduvus sõltuvuskäitumisele, kui see aktiivsus tähelepanu häire on ravita. Ja siis riskiteguriks ka on halvad suhted õpetajatega. Et see on tegelikult ka vaimse tervise vallas üks selline võtmekohti, et Eesti õpilastel on selline suhe õpetajaga, nende vaimse tervise ja üldse heaolu ja sõltuvuskäitumise mõjutajana on äärmiselt suure kaaluga. Et seda ei tasu kunagi alahinnata. Nii et see tähelepanu, mis me paneme sellele, et toetada õpetajate õpilaste vahelisi paremaid suhteid, on äärmiselt väärtuslik. Loomulikult teistpidi tuleb arvestada, et kui me läheme siin, rääkisime õpilase läbipõlemisest, siis õpetaja läbipõlemine on samamoodi oluline küsimus. Läbipõlenud õpetajal ei ole jaksu tegeleda sellega, et läbipõlenud inimesel üldiselt on väga raske hoida positiivseid suhteid ja et see siis hoiab sellist õpetaja-õpilase suhteid samuti tagasi. Võimalikud lähenemised siis nutise sõltuvuse ennetamiseks. Kui mõtleme sellest informatiivsest tasandist, siis siin on olulisel kohal laste ja vanemate harimine liigset nutiseadmete kasutuse mõjudest. Mis on see mõju nende tervisele, nende toimetuleku, nende oskustele, nende akadeemilisele edukusele? Arengulise poole pealt on ka siin siis olulisel kohal vanemharidus. Need vanemlikud oskused, mis toetavad seda, et perekonnas oleks hool ja head suhted, selged reeglid ja ka nii, et selline konstruktiivne distsipliin ütleks, aga mitte liigselt piirav vanemlus, mitte liigselt kontrolliv vanemlus. Et jällegi see on tasakaal, mida on keeruline leida ja selle juures on see vanemaharidus äärmiselt olulisel kohal. Sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste õpe ja ka oskuste õpe nutiseadmete kasutuse juhtimiseks. Ja siis keskkonna kujundamise poole pealt oleks olulisel kohal lasteaias, koolis ja kodus selgete reeglite kehtestamine nutiseadmete kasutuseks. Siis keskkondlikuna ka tooks siis kaasatus huviharidusse ja muude võimaluste loomine aja kasutamiseks. Et need sellise nii-öelda katusena, aga mis siin sellised potentsiaalsed materjalid ja võimalused on, siis tooksin välja, et informatiivsetest materjalidest on hea allikas, millele toetada, mille pealt ehitada targalt internetis.ee, et seal on materjali lapsele, noorele, lapsevanemale ja ka õpetajale, mida kasutada siis selliseks nii enda harimiseks, aga ka laste ja nende vanemate harimiseks. Jällegi, et kui me ainult lapsi harime, siis on see väljakutse on see, et kui nad lähevad koju, siis nad puutuvad täiesti teise arusaama keskkonnaga kokku. Ehk siis vanemate kaasatus tegelikult on keeruline väljakutse, aga samas oluline osa selleks, et need ennetustegevused oleksid mõjust. Arengulise poole pealt siis see vanemaharidus. Tallinna linn eelkõige rakendab imeliste aastate programmi, aga on ka saadaval Korbtoni perekooli lähenemised, mõlemad väga kõrgetasemelised lähenemised, et võib julgelt soovitada, et on ka hinnatud siin Ennetusteadusnõukogu poolt Eestis väga tugevateks programmideks. Imeliste aastate, üldse, et Korbtoni perekool on üleüldiselt tasuline programm, imelised aastad aga on enamasti küll mitte tasuline, aga samas on seda päris vähe kätte saada. Samas, nii nagu ma olen kuulnud, siis mitmetes vähemasti lasteaedades on kujunenud õpetajaid, kes on selle programmi koolitajad ja see on aidanud selle koolis seda laiemalt ka levida. Nii et selles mõttes see imeliste aastad ja üldiselt need vanemaharidus kipub Eestis olema rohkem selle valikulise ennetuse tasandi peal, ehk siis rohkem riskigruppidele. Aga tegelikult oleks meil vaja ta liigutada sinna universaalsele tasandile, tuua ta laiemalt kasutusse, sest see toetaks väga palju ka seda keskkonna kujundamist ka üldiselt, et meil on sellised ühised normid nii lasteaias kui koolis sellele, kuidas me läheneme laste arengule, laste kasutamisele. Sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste õppes Eestis kõige tugevamad programmid on kiusamisvaba kooliprogramm KIVA ja VEPA käitumisoskuste mäng. Et need on ennast kõige tugevamini tõestanud ja samuti päris hästi on häid tulemusi näidanud vaikuste minutite programm. Et
selliste programmide toomine on tõesti see on nüüd selline hästi hea universaalse ennetuse lähenemine, mis võiks, et vähemasti üks nendest programmides võiks olla jõuda kõigi õpilasteni igas koolis Tallinnas ja lasteaia poole pealt on natukene keerulisem, et sinna on sellist sotsiaalemotsionaalsete oskuste õppeprogramme. Sinna ei ole neid programme, mis oleks hinnatud ennetusteadusnõukogu poolel. Et see on protsessis, loodetavasti ka jõuab sinna poole, aga ma praegu proovin piirduda nende soovitustega, mis on ka laiemalt hinnatud. Ja sellise märkena toon juurde, ja see on nüüd kergelt ennatlik, aga peaasi.ee on siis, nemad pakuvad peahea noortenõustamist oma keskuses. Ja sinna on lisandumas nutisõltuvusest loobumise nõustamise osa. Ehk siis see on selline, kui me mõtleksime siis see näidustatud ennetus, et noor, kellel on nutiseadmete kasutusega probleeme, võiks saada sealt abi. Linna poole pealt me töötame praegu sellega, et me saaksime järgmisest õppeaastast linna siis täiendavaid psühholoog-nõustajaid haridussüsteemi, kes seda peahea noorte nõustamist rakendaksid. Ehk siis see võiks olla selle osas ka toetav. Ja keskkondliku poole pealt hästi olulisel kohal jällegi selge kokkulepped nutiseadmete kasutuseks. Seda kohe siin järgmisena ka natukene täpsemalt avan. Siis kaasatus huviharidusse. Et siin jällegi võimalused on väga erinevad ja eks koolid, lapsevanemad on üldiselt teadlikud sellest, et Tallinna linn toetab ka seda laste huvihariduses ja trennides osalemist, et neid pearahad selleks neid üksjagu leidub, aga et tihtipeale need ei kata kõiki kulusid ja et see siis sõltub pere toimetulekust, kuigi on ka toimetulekupõhiseid toetusi, nii nagu ma ise aru saan, aga jällegi ma ei ole selles toetuse osas, ma ei ole see ekspert rääkima. Ja muud võimalused aja kasutamiseks, üks, mida ma väga julgustan, on hilisem koolipäeva algus. Jällegi, et kõik uuringud, mida mina olen suutnud leida, tuvastada, uurida, kõik metaanalüüsid samuti on näidanud, et kui me nimetame koolipäeva alguse hilisemaks, siis oluline osa sellest hilisemast ajast kandub lapse uneaega. Et see ühelt poolt, nagu ma enne ka mainisin, tähendab vähem aega nutiseadme kasutuseks, aga eelkõige tähendab seda, et laps tuleb ise värskemana kooli, on üldse päev läbi puhanum ja suudab ka paremini neid eneseregulatsiooni oskusi rakendada, mis on vajalikud selleks, et otsustada mitte nutiseadmet kasutada. Siis aktiivse liikumise võimaluste täiendav juurde toomine, et paljud Tallinna koolid on liitunud liikuma kutsuva kooliprogrammiga, aga julgustan, tasub ikka nendesse koolidesse tuua, kes ei ole veel sinna liituda. Ja lasteaedade suunal on Tallinn, ma saan aru, järjest laiendamas ja seda seiklustel aegasprogrammi kasutust. Aga see on hea selline võimalus liikumise aktiivses soostamiseks. Nüüd, millised võiks olla need kokkulepped nutiseadmete kasutamiseks koolis või kuidas neid luua? Siin koolis ja siis lasteaias, eks ole. Ja siin on siin kindlasti ei ole ühest väga selget vastust, ma proovin mingeid soovitusi teha, aga pigem sellise üldpõhimõtted lahti selgitada. Aga selle juures on oluline, et kui me vaatame jälle PISA tulemustest, siis Eesti noortest 71% leiab, et koolis on vaja koostöös õpetajatega luua reeglid nutiseadmete kasutuseks. Ehk siis, kui me loome need reeglid, see ei ole tingimata miski, mida me peame õpilastele peale suruma. Nad ise tahavad, et meil oleks mingi kokkulepped. Et lihtsalt võib-olla meil ei ole kõigil ühine idee sellest, et missugused need kokkulepped või reeglid peaksid olema. Nüüd vaadates lapse arengule korraks uuesti tagasi, mis ma eelnevalt siin juba tõin. Et meil vanemad kipuvad kasutama nutiseadmed väikelaste rahustamiseks, nii-öelda siis luti asemel. Selle võrra laps kaotab selle võimaluse arendada oskusi enda emotsioonidega toimetulekuks. Ja siis laps jääb sõltuma sellest nutiseadmest, et emotsioonidega toime tulla. Et kui tal ei ole need oskused arendanud, siis ta kasutab seda seadet selleks, et seda enda emotsiooni reguleerida. Ehk siis oskuste areng peaks eelnema nutiseadme kasutusele. Siin on jälle, nagu ma eelnevalt olen mitu korda öelnud, väga suur roll vanematel. Võtmeroll oli ikkagi vanematel. Ja ehk see peamine sõnum ka eriti just lasteaedade suunal,
et suunata neid mitte ostma oma lastele seda nutiseadet nii kergekäeliselt ja selgelt piirama selle kasutust. Aga see jällegi, et see piiramine üks samm, aga siis on ka vanemal tegelikult need väljakutsed selle oskustega, et kuidas see vanem toetub selle lapse oskuste arengut, et toime tulla selle lapse emotsioonidega, et tema oskused saaks areneda. Aga jah, et mida rohkem on laps digiseadmes ja väldib näost-näkku suhtlemist, seda vähem on võimalusi enda sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks. Et ikkagi oskused arenevad siis, kui me neid kasutame, neid katsetame, aga et kui me oleme telefonis, me põgeneme sinna sellepärast, et me ei oska selle sotsiaalse olukorraga toime tulla, aga siis me ei arenda neid oskuseid selle sotsiaalse olukorraga toime tulla. Ja sellise ideaalina on ikkagi parim anda lapsele ligipääs nutiseadmetele alles siis, kui on välja kujunenud eakohased käitumise mustrid ja huvid. Et see aitab seda, et tal sõltuks sellest nutiseadmest nende käitumise reguleerimise aseainena ja et tal huvid oleks ka need, mis hoiaks seda, tõmbaks teda ka muid asju tegema. Nüüd, kui me räägime, et need oskuste arengust, siis see on ka seotud selle lapse autonoomiaga. Ehk siis autonoomia mitte kui selline üldine vabadus, vaid see struktuur, kus laps noor saab enda vabadust rakendada. Ja lapse vastus peaks kasvama koos tema oskustega. See siis tähendab seda, et see on ka siis seotud ka seda, et kuidas me neid nutiseadme kasutust piirame. Et nutiseadme kasutuse piiramine ilma õpilasi oluliselt kaasamata õnnestab nende autonoomiat ja kui nad tunnevad nende autonoomia on õnnestatud, et siis selle üks mõju on see, et nad ei kujune sellisteks ennastjuhtivateks nutiseadmete kasutajateks. Me oleme piiranud ära, et kui te olete koolis, siis te mitte üldse ei kasuta neid nutiseadmeid, aga siis neil ei ole seda kohta, kus nad ise ennast peaksid piirama, vaid nad on väliselt piiratud, nad on väliselt kontrollitud ja nad ei väärtusta ise seda piirangut. Mis tähendab seda, et niipea kui me pöörame selja, niipea kui see koolipäev on läbi, siis kõige negatiivsem käitumine tuleb kohe välja, tuleb kohe tagasi. Et mis tekitabki siis ühelt poolt see mõju on väga piiratud ja teiselt poolt see tähendab, et õpetajatel koolis on kogu aeg see töö. Kontrollida, vaadata iga nuka taha, kas nüüd lapsed jälle on kusagil telefonis, et kas tuleb kontrollida või miskit muud. Ja teine sellega seotud on ka see, et noored hakkavadki enda autonoomia kehtestamiseks reeglitest kõrvale hiilima. Et kui teie ütlete mulle, et ma ei tohi midagi teha, siis ilma selleta, et oleks minuga konsulteerinud, siis puhtalt mässamiseks ma hakkan selle reeglit rikkuma. Et see on minu sellise autonoomia väljendus kui sellises kontrollitud keskkonnas. Ehk siis me tekitame endale sellist probleemi juurde, kui me läheneme sellistele piirangutele õpilasi kaasamata. Nii et see oluline aspekt siin ongi koostöös õpilastega tegutseda. Saada neid pardale ja mitte ühegi reegliga, kui me räägime, eks ole, mitmesaja õpilasega koolist, et meil ei ole sellised reeglid, mis sobiksid tingimata universaalselt igale vanusastmele. Et reeglid, mis kehtivad gümnaasiumis, on tõenäoliselt erinevad, mis kehtivad 3. kooliastmes, 2. kooliastmes, 1. kooliastmes, ammugi lasteaias. Et me peame nende õpilaste autonoomiat ka laiendama vastavalt nende enda arengule, mis tähendab sellist pidevat kohanemist ka kooli poolt. Ja teine pool on ka see, et ühelgi etapil ei ole see, et kõik õpilased on sellega tingimata äärmiselt täielikult pardal, eks ole. Aga siht peaks olema see, et teised õpilased aitavad seda normi kehtestada. Sest teismelisele on sotsiaalse normi rikkumine väga palju ebameeldivam eakaaslaste poolt aktsepteeritud normi rikkumine kui see, mis on selline üldine koolireegel. Et täiskasvanute vastu on suurepärane teismelisel mässata, see on eakohane ja normaalne, aga kõige olulisem on eakaaslastega sobitumine, nii et kui eakaaslaste ootus on see, et me ei kasuta koolis nutiseadmeid, siis see on üks kõige motiveerivamaid põhjuseid nutiseadme kasutuse piiramiseks.
Ja nüüd sellised rusikareeglid, mis jällegi, et on, need tuleb tõlgendada pehmelt. Need ei ole sellised, et meil oleks nüüd ülikindlad uuringud, mis ütleks, et näed, see just on tingimata kõige parem või et just nii peaks lähenema, aga ütleme sellisest teaduskirjanduse lugemisest on need sellised üldistused, mida ma teeksin. Kõige kindlam küll on see, mis on üldine soovitus Maailma Tervishoiuorganisatsioonist ja ka lastearstide poole pealt, et lasteaialapse ekraaniaeg peaks olema kuni 1 tund päevas. Selle hulka kuulub ka telekas, kõik muud nutiseadmed. Ehk siis see on selline üldsoovitus. Ja lasteajal minu hinnangul peaks peamine siht olema suunata vanemaid mitte lapsele ostma oma nutiseadmet ja piirama seda kasutusaega. Et loomulik eeldus peaks olema, et lasteaias käival lapsel ei ole kaasas oma nutiseadet. Esimese kooliastme puhul võiks see üldine rusikareegel olla, et algklassi laps ei peaks koolipäeva jooksul isiklikku nutiseadet kasutama. Et kui perekonnale klapib, siis väga hea, kui sellel lapsel ei olegi telefoni. Samas on selles eas lapse puhul normaalne ka see, et ta liigub rohkem iseseisvalt, näiteks käib iseseisvalt koolis. Ja sellises puhul on mõistetav, et vanemad soovivad võimalust selle lapsega kontakti saada, kui midagi peaks olema. Kuigi siin ehk on ühest nutitelefonist asjalikum üks nutikell, mis võimaldabki see vajalikult telefoniga pidada, aga ei paku seda sotsiaalmeedia võimalust. Ja siin on väga oluline ka siis kooli ja kodu vahel need reeglid kokku leppida paika panna. Ja viimaks teisest kooliastmest edasi, et seal me räägime ikkagi, et sellised sotsiaalsed oskused on juba kaugemale arenenud, aga kogu aeg arenevad edasi. Sotsiaalsed oskused jäävad ikkagi täiesti gümnaasiumi lõpuni, ülikooli lõpuni püsivalt arenema, eks ka täiskasvanu eas arenevad edasi. Aga et sellest teisest kooliastmest edasi ma peaksin kõige olulisemaks selliste õpilaste ja kooli vaheliste kokkulepitud reeglite kujundamist ja juurutamist. Kas see on siis klassiastme põhiselt, kas see on kooliastme põhiselt, et see on muidugi selline, kui keerukaks koolis on võimalik neid asju ajada, kui palju sellist erisusi luua, aga teine kooliaste ja gümnaasium ei käi ikkagi päris samad sammu, et nende oskused on liialt erinevad, et neid adekvaatselt samamoodi piirata. Ja samas ka siin jätkuvalt on olulisel kohal see, et kuidas kodu on nende reeglitega kaasas, et kodu on tihti, eks ole, selleks ajaks palju keerulisem kaasata. Samas on oluline, et kodu ei õõnestaks neid reegleid. Ja ideaalis me need sarnaseid lähenemisi, sarnaseid reegleid rakendaksime ka huvihariduses. Jälle, see ei ole enamasti, eks ole, kooli enda kontrolli all. Samas meil on mitmeid koole, mis on seotud ka huvikoolidega, et väga toetav ja tervislik oleks, kui lapsele eri keskkondades kehtivad sarnased reeglid, siis ta oskab ka nendest paremini toime tulla ja ta aktsepteerib neid reegleid paremini. Aga need on tõesti sellised rusikareeglid, teie enda lähenemised, kogemused, eelistused võivad erineda, et väga raske on tegelikult panna sellist universaalset piirangut reeglit. See lauskeeld, nagu ma mainisin, tõenäoliselt pigem tekitab sellist vastupanu ja mässu, et väga aktiivselt seda ma ei toetaks isiklikult, aga jälle nagu lähenemisi on erinevaid. Okei, suur tänu teile. Loodan, et sellest esitlusest, nendest mõtetest on teile abi. Ma ise hea meelega olen veel siin, kui on soovi küsimusi küsida. Aga jah, suur tänu minu poolt. Suur aitäh sulle, Ott, selle tänase digilõuna eest. Aitäh!